Juba 21. korda kogunesid ratturid üle Eesti, et sõita maalilistes Pärnumaa Männi ja segametsades Jõulumäe rattamaratoni. Jõulumäe on legendaarne ja väga hea võistlus, nii et siia tasub tulla. Päris mõnus oli, et ma 10 aastat olen kõrvalt vaadanud, et nüüd mõtlesin, et sõidan ühe korra ise ka läbi. Et väga vägev rada ja hästi korraldatud. Nagu iga kord, iga aasta, see on väga vastik rada. Aga mõnusalt vastik. Täiega, üliäge. Ma tulin finišisse, ma värisesin, aga mul oli nagu ülihea tunne. Ma iga kord lõpetan nagu mega hea tundega. Mul eesmärk oli lihtsalt pautida seda sõitu. Et radalgi ühte sõitjad ei tohva, nii et päris lahe üritus. Sel hooajal pole etapivõiduni 2 korral veel keegi küündinud. Just niivõrd tihe on seis tipus. Sarja üldliider Peeter Pruus täna puudus. Kas see avab ukse 3 viimase aasta üldvõitjale Gert Jõerele, et võtta hooaja teine võit või teeb seda Peeter tarvis? Pikka aega meie parimaks olümpiakrossi meheks olnud Martin Lool siin sarjas sel hooajal suisa võit üldse puudub. Hawaii Expressi 60-kilomeetrise GP-sõidu start anti täpselt südapäeval. Esmalt tehti 2-kilomeetrine ring ümber Jõulumäe tervisespordikeskuse suusastaadioni ja seejärel võeti suund mööda liivaseid metsaradu Läti poole. Raja teine pool läks aga suunaga Jõulumäelt Pärnu poole ja tagasi. Selle pikima ja raskeima katsumuse võtsid ette 170 ratturit 223 registreerunust. Pool tundi hiljem oli tervisespordikeskuses üles rivistunud 21-kilomeetrise Jetoili poolmaratoni osalejad. See sõit on eelkõige suunatud noortele, neile, kes maastikurattasõiduga alles esimesi tutvusi teevad või kes tunnetavad, et jaks veel pikemast maast üle ei käi. Enam kui 300 registreerunust said lähtepea pooled. Ja veel pool tundi hiljem oli aeg Gardena maratoni jaoks. See on sõit kõikidele harrastajatele. Siin on rajal nii pikkust kui ka raskust, ent seda kõike parajal määra. See on rahvasõit ja ei ole imestada, et just see start on ka rahvarohkeim. 309 startinud 391 registreerunust. Koos kell 11 peetud maisnäk lastesõitudega oli reaalselt stardijoone ületanuid enam kui 700. Registreerunud rattasõprade arv küündis suisa 1000-ni. See on suur rattakogukonna ja rattasõprade kokkutulek, mida Jõulumäe järel saab kogeda veel vaid korra 26. septembril Valgehobuse mäel. GP-sõidus oli vahefiniš kohale nime andnud mäe Jõulumäe otsas vaid 2,5 kilomeetrit stardist. See tähendas kohe esimesest meetrist väga tugevat tempot. Arctic Spordi vahefinišide arvestuse liidrisärgis sõitev Gert Jõeäär kasutas enda stardipositsiooni ära edukalt ning võttis ka juba 3. etapil vahefiniši võidu. Tema sabas uras kohe Martin Loo ja tänavuse hooaja M40 vanuseklassi suveräänne liider Toomas Lepik. Jõeäär kindlustas sellega ka aktiivseima ratturi särgi hooaja kokkuvõttes. Kui ma raja kirjeldust vaatasin, et nii vara on see vahekas, et alguses mõtlesin, et äkki on kirjaviga, et sellist asja nagu tavaliselt ei ole, aga selles mõttes, et kuna ikkagi nii oli, et ta 2 poole peal oli, et siis tegelikult see oli muidugi ootuspärane, et tempo läheb üles, aga see, et nagu nii ruttu, ütleme see nii laiali läheb, et me päris 2-3 jääme, et võib-olla see natukene oli üllatav. Legendaarsele Seinamäe tõusule jõudes olid 3 meest teistega veidi enam kui 30-sekundilise vahe sisse sõitnud. Need olid Gert Jõeäär, Martin Loo ja lätlane Roger Spetaks. Teadjamehed räägivad, et Seinamäest on aastate jooksul jalga maha panemata üles sõitnud vaid üksikud, keda saab 2 käe sõrmedel kokku lugeda. Juhttrio tuli tänavu mäest üles sõbralikult ja ratas käe kõrval, mis järel armutu ehitlus jätkus.
5-liikmelist jälitajate gruppi vedasid Hansgrohe kiirenduskilomeetri liidrisärgis sõitev Toomas Lepik ja Põltsamaa mäefinišide liidrisärgis Peeter Tarvis. Mäe peal jooksis neist mööda praegu triatlonile keskenduv Ivo Suur. Ju siis on oskused ja võim olemas. Viimastena tulid Taavi Kannimäe ja Martin Parv. 34. kilomeetril jõuti tagasi Jõulumäele, kus selgus mäefiniši võitja. Kõige teravamat jalga triost näitas Põltsamaa mäefiniši võitu üritades Martin Loo. Gert Jõeäär suutis sellele minekule veel vastata, ent Petaksi jaoks käis see tempo üle jõu ja peagi vajus ta jälitavasse gruppi. 1,5 minutit hiljem saabunud grupist võtsid mäefinišide arvestuse viimased punktid Lepik ja Tarvis. Gert Jõeäär tõusis tänase teise kohaga aga Peeter Pruusiga võrdsetele punktidele ning sai valdusesse ka selle arvestuse liidrisärgi. Enne viimast etappi jääb Loonist maha vaid 2 punktiga. Tandem Loo Jõeäär jätkasid koos sõitu pea terve ülejäänud distantsi. Siit pidi tulema tuline finišiheitlus, kus võiks ju edu olla tugeva eraldi stardimehena tuntud Jõeäärel. Ent nii siiski ei läinud. Paar kilomeetrit enne lõppu jäi Jõeäär mudasse kinni ning selle kasutas oskuslikult ära Loo, kes enam tagasi ei vaadanud ning saabus uhkes üksinduses üle finišijoone. Hooaja 5. etapp tõi hooaja 5. võitja. Lõpus kuskil, mis ta võib olla, mingi 8-9 kiltine lõpp oli paar sellist nagu mudasemat kohta, et üks vist metsavais baasingel äkki oli nimi ja sain sealt ise nagu puhaste paberitega läbi, et Gert seal ühes poriaugus natukene puterdas ja nii kui ma nägin, et ta korraks jäi, et siis ma ikkagi panin kõik välja, mis vähegi veel oli. No, võit oli täna ikka väga väärtuslik, et pole ühtegi Estonian Cupi seast võitnud, et loomulikult tegi suurt hea meel. Jõeäärele kindel teine koht. Poodiumi madalama astme pidi jagama jälitav Viisik, kust enne mäefinišit oli kadunud Parv, kelle asendas lätlane Petaks. Lõpuga tegi Peeter Tarvis asjad selgeks, edestas kindlalt Toomas Lepikut, vahedega tulid Ivo Suur, Taavi Kannimäe ja Rodgers Petaks. Tänane 3. Tarvis tõusis aga sarja üldliidriks, ent tipus on vahed väga väikesed ja sarja üldvõit jääb otsustada Valge Hobusemäe rattamaratoni. Ja Nelle Uibogand ja Mari-Liis Mõttus on sel hooajal jaganud alati omavahel poodiumi 2 kõrgemat astet, mõlemal 2 võitu ja 12 kohta. Täna teenis võidu vahetus konkurentsis ja Nelle Uibogand, Mõttus niisiis teine ja Meri-Liis Irvel 3. Mari sai tegelikult alguses mul ikkagi eest ära, aga me jõudsime järgi ja kui ma ta kätte sain, siis ta ei jõudnud selles tempos tulla, milles mina kannatasin liikuda ja siis sealt see vahe tuli ka. Kardena maratoni võitis Ivo Irbe, Johan-Mattias Puuoru ja Artur Snummur sees. Liidrisärgis jätkab aga 4. lõpetanud Mihkel Einblau. Tänavu jõululaupäeval alles 14-aastaseks saav Mattias Mõttus oli võitnud kõik eelnevad 4 Etoli poolmaratoni ja võitis ka Jõulumäe. Ehkki Hansgrohe kiirenduskilomeetril oli täna nobedaim Taavi Kannimäe, juhib üldarvestus 7-sekundilise eduga Gert Jõeäär. Ainsa naisena läbis Hansgrohe kiirenduskilomeetri alla 2 minuti ja Nelle Uibogand. Liidrisärk kuulub aga Mari-Liis Mõttusele. Võistkondadest võttis võidu taas Como Velo Plus, Õrnemasoo esindajatest aga Hawaii Expressi naiskond. Maisnäki lastesõitudes maitsesid võidurõõmu kuni 10-aastaste vanuseklassis Georg Salupuu ja Marta Mõttus. Mõlemad on olnud võidukad kõigil senistel etappidel ja loomulikult lähevad ka viimasel etapile sõitma liidrisärgis.
ikka ja jälle kutsub Jõulumäe kõiki spordisõpru oma kauni looduse ja suurepäraste metsateedega. Üheks siinseks patrioodiks on kohalik mees, legendaarne Eesti jalgpallikoondise kaitsja Raio Piiroja. Alustasin ettevaatlikult, et alustasin kõige viimasena, et vaatasin, et kuhumaani välja võib jõuda. Et nii kaua, kui sa kogu aeg saad kellekski mööda minna, siis on motivatsioon kõrgel ja ütleme, viimased 5-6 läks ikka päris raskeks, et see siin väike singli pealt üles tulemine ja Jõulumäkke rolimine, et siis korra mõtlesin küll, toon juba ratta pealt maha ja panen jooksu. Spordimees nagu sa oled, kas sa seadsid endale mingid eesmärgid ka tänaseks sõiduks ja kas sa said need täidetud? Lõpetada, et eelmine rattasõit väga hästi ei lõppenud, et nüüd olen kodus ja kõik on hästi. Kui sa nüüd üle finišijoone veeresid, et milliseid emotsioone see sinust tekitas, et ikkagi koduradadel, et usun, et võib olla hea tunne? On küll jah, et siiamaani ma olen kogu aeg ETV autojuht olnud, et ma arvan, nüüd peab poisid ise edasi sõitma. Ja kas Raio Piirojat näeme järgmisel aastal Jõulumäe rattamaratonil taas stardis? Ma arvan küll jah, et jalgratas on selles suhtes hea, et kui jalad joosta ei kannata, et ratast ikka kannatab sõita. Ja viimane küsimus, et kumb on raskem, kas lisaajaga jalkamänge või siin Jõulumäe rattamaraton? No lisaajal ma jalgpallis kunagi ei tuikunud, et siin see viimane lisaaed, mis siin oli viimased 10-15 minutit, siis mul oli ikka väga raske. No Jõulumäe on selline salakaval, et Jõulumäed ei tohi nagu alahinnata, eriti see esimest poolt, ja peab jalga hoidma ka teiseks pooleks, et panna täiega. Ega ta kerge ei olnud, oleme ausad. Ja milliste emotsioonidega nüüd siit rajalt lahkute? No ainult positiivsete emotsioonidega. No ikka heade emotsioonidega. Iga selline füüsiline pingutus on ju teretulnud. Kui raske tänane sõit oli? No ütleme küllaltki. Olen see aasta vähe sõitnud, siis selles suhtes oli suhteliselt raske. Kuigi mulle sellised rajad sobivad rohkem kui selline, ütleme, viimane sõit, mis mul oli Elvas. Sellised kiired rajad mulle nagu eriti ei sobi. Kas oli mingi kindel koht siin Jõulumäel, mis tegi selle raja nagu eriti raskeks või siuke üleüldine profiil? No üleüldine profiil oli raske, võib-olla see spa lõik seal lõpus, muda lõik. See tõmbas jala korralikult pehmeks. Sinna pandi veel mingi tobe nimi, mingi spa, mingi metsaspa oli, kus olid muda augud. Ei no, see ei ole halb, see on lihtsalt mõnus. No oli raske, ikkagi algus oli ikkagi väga raske, et üritasin seal meestega koos sõita 20 kilomeetrit, hoidsin ikka hammastega kinni ja siis läksid eest ära, natuke kogusin ennast ja pain uuesti edasi ja selle ainukese sopa selle leidsin ka üles nagu näha, sopaaugu. See on kord kädel ühtepidi või teistpidi, et seal on need õudsed künkad liivased ja siis seal on hästi kiire rada ja siis kui seal hullu panna, siis seal ei jõua ja vastupidi, kui seal hullu panna, siis seal ei jõua. Ja imeb lihtsalt liivases. Aga see on mingis mõttes mõnus. Ma olen juba nii vana ja selline, et mul on üks eesmärk jõuda hea tujuga lõpuni põhimõtteliselt, et ei tekiks seda, et nii, et ma enam järgmine kord tulla ei taha. Ja eesmärk on? See kord jah. See on imelik, see aasta on kogu aeg on niimoodi, et rõõm on kohe lõpuni jõuda. Ilm soosis, sellise pluss 15-16 saab nagu ikka maksimaalse peal pingutada. Öelda, et ei vett ei kulu ja ütleme, krambi teema ei ole ka väga siuke. Ei hakanud segama võrreldes eelmise aastaga oli. Aga rada on üllatavalt hea. Et siin on puhu ja pigistani, et siukeste kergete poiste kiire rada. Mis selle raja heaks teeb? Kiired sirged, teravad tõusud ja liiv. Et liivas, kui oskad nagu pehmelt läbi sõita, siis on nagu väga kõvasti oled võidus. Ja muidugi on hea see, et kui isegi on vihma sadanud, siis see rada on alati kuiv ja hea sõita. Ei ole siukest nagu mudamülgast, et saab kiire hea rada. Rada oli super hea, väga kiire, mõnus sõita. Nii head rada pole on, nii kiiresti pole kunagi sõitnud. Selles suhtes on nagu rekord ka.
no tehtud, nii et lõpuks ometi juhu, ootan nagu viimast etappi. Hawaii Express Estonian Cup jätkub hooaja viimase osavõistlusega Valge Hobusemäel juba 26. septembril. Kas oled end kirja pannud? Kui mitte, siis on nüüd seda õige aeg teha. Kohtumiseni! Sami Juutunen 31. koht maailmasse Emmeren, mis on enam kui 20 minuti pärast alustatakse auralustamise poodiumil.